Kas mäletate lugu Tõesti õigusest, kuidas Pearu kraavile tamm ehitas, aga sulas poiss, Eespere Mart, selle korduvalt ära lõhkus ja takkaotsa koera Pearu kallale ässitas. See vana lugu on taas päevakohane. Viimasel ajal on hakanud ringlema jutt, et looduskaitsjad tegelevad mõttetustega vaid eurorahade pärast ja tegelikult kaitsjad hoopis rikuvad Eestimaad ning külvavad raha tuulde. Kas soometsade taastamine päästab Eesti looduse või tuleb me maad kaitsta hoopis õilsate kavatsustega looduskaitsjate ja eurorumaluste eest? Igas Eestit välismaalastele tutvustavas reklaamfilmis on pilt mõnest märgalast. Aga nüüd on need rabad meid omavahel tülli ajanud. Need männid seal, need on kõik surnud. Sookaasikust saanud surnuaed, ei muud midagi. Seal taga on huvi neid alasid nii-öelda majandada. Me hoiame ära välja kujunenud koosluste ja ökosüsteemide häävumist. Need metsad ikkagi ei ole paksu veekihi all, vaid on seal lihtsalt võib-olla natuke märjem pinnas. Aga alustame algusest. Nagu Tões ja õiguses on Eestis aastasadu kuivenduskraave ehitatud ja soometsast vett välja pumbatud, et põldu harida ja metsa kasvu soodustada, räägib bioloog Urmas Tartes. Seda kuivendamist tehti peamiselt 60-ndatel ja 70-ndatel aastatel, siis kui tulid suured võimsad masinad ja teisalt tuli peaaegu lõpmatu rahakraan Moskvast. Maksti põhimõtteliselt meetri kraavi eest, sõltumata sellest, kuhu see tõmmati. Üsna tihti võib juhtuda, et kõnnime metsas, mis kunagi oli soo. Maastik on hästi ebaühtlane. Ehk siis puude ääres on nagu taimestik kõrgemal, kuid seal puude vahel on madalaks vajunud. Ehk nüüd puude juure kaelad nagu jäävad nähtavale ja lõpuks jäävad paljaks. Kehra ja Aegviidu vahel asub Maapaju soo. Kui vaadata RMK kaardil ringi, on see ümbritsetud siniste sirgete joontega. Iga joon tähistab mõnda kuivenduskraavi, mille eestlased aastasadade jooksul teinud. Kliimaministeeriumi andmetel on Eestis aegade jooksul kuivendatud ligi 1/3 kogu metsamaast ehk ligi 750 000 hektarit. Ja sellega mindi liiale, ka kuivenduse järgi jäävad puustressi ja on seal mitukümmend aastat. Tänu kuivenduskraavidele saame harida põldu, sõita tasastel teedel ja metsa majandada, kuid maa kuivendamisel langeb ka põhjavee kvaliteet. Väheneb süsiniku sidumine ja langeb elurikkus, ütleb Mart Kiis, Kliimaministeeriumi looduskaitsestrateegiate valdkonna juht. Asemele tulevad teised liigid, kes ei ole nii-öelda väga nõudlikud elupaiga suhtes, kes tegelikult saavad erinevates metsades hakkama, aga need liigid, kes just seda märga metsa vajavad, nende jaoks on see nii-öelda sobiva elupaiga pindala jäänud Eestis väikseks. Sookail, must toonekurg, vaevakask, rabakonn, sookobarheinik, sookastik, sooräts, suur rabakiil. Need on vaid mõned näited just niiskes, happelises ja toitainete vaeses soometsas elama kohanenud liikidest. Me näeme ka, et on alasid, kus kraavide kuivendusmõju on nii tugev, et loodus ei saa sellega ise hakkama. Täiendav sekkumine kraavide sulgemise näol on vajalik ja viimase 10 aasta jooksul on Eestis soid taastatud kokku ligi 22 000 hektaril. Pealt näha üllas projekt, aga miks siis sellele vastu ollakse? 3. põlve metsamees, hariduselt metsamajanduse insener Mart Eerik viib meid Pääsküla rappa. Need männid seal, need on kõik surnud. Ja siin on sookaasikust saanud surnuaed, ei muud midagi, nähte vett. Isegi siin on vesi on tõstetud nii kõrgele, et siin on isegi laudteele pandud topelt, et inimene siit läbi saaks. Aga selline vesi on siin aasta ringi, siis ükski puu siin vastu ei pea. Võib-olla mõni põju. No kaski siin on ikkagi. No jaa, aga need on surnud. Ja vesi on siin inimtegevuse tagajärjeks. Inimtegevuse tagajärjel. Ta näitab, et siin on tõstetud veetaset ja nüüd puud surevad. Ainus, kes midagi ette võtab, on seal elav kobras. Midagi on siin vale. Kobras ei söö mändi. Kobras on närinud kõik need järgmised puud on ta siin ära närinud. Fakt on see, et ta seda ei tee söögi pärast, vaid seda, et ta on tahtnud siia ehitada tammi, ma arvan.
tal on kuskil seal on pesa, et see pesa on tal vette sattunud liiga palju. Probleemi juur on kuivenduskraavi sulgemine ja kanalis veetaseme tõstmine. Et siin oli kunagi kraav, kuivenduskraav. Jah. Nii, mis tehti selleks, et seda metsa siin, et see mets kasvaks paremini. Aga kuna siin on nüüd tõstetud seda vett, see vesi, mis on siia sellesse kanalisse kogunenud, ühendatud anumate seaduse mõjul on läinud selle veelgi madalamale alale soosse ja sealt puud surevad, midagi ei ole teha. Kaupo Kohv, RMK looduskaitse osakonna juht, sellega nõus ei ole. No sisuliselt on ta ikkagi vale, ja kõik, kes nagu metsades on käinud, teavad seda, on soometsades käinud, Jõhvikal ja nii edasi, näevad, et soos ka puud kasvavad. Me oleme analüüsinud, et seal 2-3% ulatuses võib toimuda puude suremust. See on vale. See 3% on räige vale. Sinna peaks tegema auditi. Need tööd tuleks seisma panna, tuleks võtta teadlaste konsortsium, kus on Tartu Ülikooli teadlased, kus on Maaülikooli teadlased, võib-olla võtta kedagi välismaalt ja teha kindlaks, mis siis tegelikult on, kui hea see asi on. Või loogika seal tagasi on see, et kui me paneme need kraavi otsad kinni, siis sinna võiksid tulla tagasi sellised liigid, ma ei tea, kas või rabaliblikad, mingisugused rabale soole omased liigid. Kui me vaatame siin seda surnud kaasikut, et mis liigid siia siis tagasi tulevad. Ja ma ei tea, võib-olla tuleb siia mõni liblikas, aga see jutt, et meil terve Eesti maa peal on kõik sood ära hävitavad, see ei vasta lihtsalt tõele. Meil on rabasid ja soid väga palju. Kas surnud puidul elurikkuse mõttes on teie jaoks mingi väärtus? Surnud puitu on meil nii, et tapab. Sellel kahtlemata on mingi väärtus ka olemas. Elurikkuse mõistes? No mis see elurikkus? Te räägite kogu aeg elurikkusest, just kui mingi asi saaks otsa. Ei saa see meie loodus otsa siin. Loodus muutub, jah. Kuna soid on uuringute järgi väheks jäänud, on riik hakanud miljonite eurode eest metsi märjutama. Üldteada on, et 20% Eestist on soo, kuid 11 aasta tagune Eestimaa looduse fondi uuring ütleb, et terve veeringlusega soid on 5-7%. Ülejäänud soo on kuivendatud soo. Seda kooslust, mis seal ennem oli enne kraavide kaevamist, seda kooslust me mitte mingil juhul tagasi ei saa. See ei ole taastamine. Mina nimetan seda metsade uputamiseks. Kired möllavad ja emotsioonid on laes, nii et meedia kaudu solvatakse teadlasi. Inimene võib ju kõvasti olla nominaalselt haritud, aga tegemist on täieliku idioodiga. Ja aetakse pill lõhki terminit üle vaieldes. Ma kirjutasin kirja ERR-i saatele Samost ja Aaspõllu, kus ma lihtsalt parandasin valefakte, mis seal saates kõlasid. Seal olid väga sellised hinnangulised väited. Ei olnud mitte soometsade taastamine, vaid oli metsade uputamine. Ja kui sinna metsa kohale minna, siis võib näha, et need metsad ikkagi ei ole paksu veekihi all, vaid on seal lihtsalt võib-olla natuke märjem pinnas. Metsatukk Vikipalu lähistel. Varem oli siin pikk kraav ja metsad kuivad. Nüüd aga on palju vett, mõned puud ja muda mülgas, sest mõni kuu tagasi pandi kuivenduskraavi mõlemad otsad paisuga kinni. Kliimaministeeriumi looduskaitsestrateegiate valdkonna juht tõdeb, et olukord näeb praegu nadi välja. Inimese maailmast operatsiooni näide, et operatsiooni järgselt on pilt päris kole, aga anda veidi aega. Looduse puhul on need muutused muidugi pikaajalisemad, et siin mõne aasta või 10 aasta pärast tulla, siis siin alal on märgmets, mis on loodusliku ilmega, ja siin on tagasi tulnud need liigid, kes siin on omased. Niimoodi näeb välja pilt 7 aastat pärast veerežiimi taastamistöid Kaasikjärve rabas. Roheline ja elurikkus täis. Ka Vikipalus võiks ühel päeval vaatepilt taoline olla. Küll aga tundub veider, et kinni aetud kraavi vaatama minnes kukkun peaaegu selle kõrval olevasse kuivenduskraavi. Ossa, jumal! Miks te seda kraavi kinni ei pannud, jumal ees? Ma saan aru, siin suur kraav ära pandud, aga oleks saanud otse metsa. See kraav on siin selleks, et ta on taastamisala siis kinnistuäärne kraav selleks, et siis teetammi hoida ja hoida siin võimalust siis ka tee peal liikuda. Soometsa ala jääb siit siis kraavist teises suunas. Kuivenduskraavide sulgemisega tegeleva RMK looduskaitse osakonna juht ütleb, et päris kõiki kraave kinni matta ei saa, kuigi see soometsale ehk kasuks võiks tulla.
meil on mingid infrastruktuurid, mida mööda inimesed liiguvad, aga see on see paratamatu asi, mida me peame tegema päris elus. Me teeme neid kompromisse. Elu absurdsust näitab fakt, et samal ajal kui RMK looduskaitse osakond Vikipalus kuivenduskraavi kinni pani, alustas RMK metsamajandusosakond kilomeetri kaugusel metsa raiumise ja kuivenduskraavide kaevamisega. Jah, see on tõsi, et ikkagi RMK majandab 1/3 kogu Eestimaast. Nende seas on üle 500 000 hektari metsasid, mille põhiline eesmärk on tegelikult ka puitu toota. Ehk siis seal, kus kraave kaevatakse, seal tegeletakse metsamajandamisega, seal, kus kraave kinni aetakse, seal siis elupaikade säilitamisega. Et mis on meil ka aeg-ajalt nagu valesti võib-olla kõlama jäänud, on see, et me tahaks nagu taastada mingisugust, ma ei tea, 1000 aasta tagust olukorda või 100 aasta tagust olukorda. Et see ei ole tegelikult tõsi, et tahetakse taastada need protsessid, mis selles maastikus on loomulikult ja looduslikult omased. Ehk et need soostumisprotsessid. Me ei taasta mitte midagi. Me hoiame ära välja kujunenud koosluste ja ökosüsteemide häävumist. Ja meie siin Eestis oma nende asjade puhul ja selle tegevuse puhul me maailma ei päästa. Ühelt poolt tahame metsi majandada ja metsi kasvatada, teisalt aga ilusaid ja puhtaid soid, mis me põhjavett puhastaks. Aga mis saaks, kui metsi ei puutuks ja laseks loodusel juhtimise üle võtta? Bioloog Urmas Tartes viib meid Koitjärve raba piiri peale, kus on näha inimese käest peaaegu puutamata jäänud soometsa. Sellisena, nagu ta võiks olla, kui kuivenduskraave ei ehitataks. Ilus tavaline mets. Jah. Mustikad, pohlad, kõik kasvavad siin. Just. Nii. Ja nüüd paar sammu edasi. Ja siis me jõuame soometsa. Ja nüüd ma olen soometsas. Jah, just. Sellepärast siin on rohkem vett. Siin lirtsub. Natuke lirtsub, seal lirtsub. Ja siin nagu ei lirtsu, jah? Jah, kui meil on selline natukene suurema nõlvaga kauss maa peal, kus siis see kausi põhivett läbi ei lase, siis meil tekibki sinna kaussi, tekib siis soo ja ütleme ka nende rabade sõrmadesse tekib siis selline asi nagu soomets. Aha. Ja mida me näeme, et näete, et seal kõrgemal on muidugi suuremad puud. On. Aga siin on puud väiksemad. Ja. Aga miks see nagu tore on või? Et see lirtsumine, siin väga mugav ei ole ju liikuda. Soos on vett lihtsalt, mida. Ega siis, kellele ei meeldi käia soos, see käib teises kohas. Miks 12 aasta jooksul kulutada 30 miljonit eurot Euroopa Liidu ja riigi raha, et ühes metsa otsas kraave sulgeda ja teises otsas neid juurde teha? Raha paneb rattad käima ja Tartu Ülikooli teadlased on vaimul lihtsalt, muud midagi. See Euroopa raha lõpeb otsa. Ja mis siis pärast saab? Et soometsade taastamise puhul on asi nihkes, seda tehakse liiga palju ja sageli eurorahade pärast. Et need osapooled, kes on looduse taastamisele olnud vastu, siis valdavalt seal taga on huvi neid alasid nii-öelda majandada. Kas sealt saada siis puiduressurssi või midagi muud? Kindlasti on palju inimesi Eestis, kes on Tammsaare tõe ja õiguse usku, et esiisad kaevasid kraavid selleks, et maa toodaks rohkem. Ja neil on nagu raske nagu mõista seda, et kuulge, täna me oleme nagu targemad, me teame, mis kasu me soodest saame, et sulgeme need kraavid, et me saaksime seda soodest tulenevat nii-öelda kasu. Juba enne selle loo ilmumist oli Kanal 2 Facebook täis 2 sorti kommentaare. Ühed ütlevad, et mets ja soid on Eestis liiga palju. Teised, et metsarikkad on Eesti paljaks raadanud. Aga äkki eksivad mõlemad ja tõde on kusagil keskel. Metsateemalises infosõjas tekkinud uus soometsa rinne näitab, kuidas head asja halvasti ja vastutuult ajades võib teha karuteene kõigile keskkonna eest muret tundvatele inimestele.